Sügavalt austatud Kohtla-Järve kaevurid ja keemikud, lubage mul kõigepealt nii enda nimel kui ka omalt poolt isiklikult avaldada sügavat tänu, et mulle täna siin üle hulga aja sõna anti. Tänu millele ma olen sügavalt tänulik. Maa ja taevas pöördunud on segi, kes küll seda tegi. Seletage ometigi meile vaesekestele. Lugu oli vägev. Ma arvan, et Neeme püüdis kõik selle kinni ja pani selle loosse ja väga täpselt on selle kinni püündud, et milline see inimeste mentaliteet ja kõik siin Kohtla-Järvel meie eluolu on tegelikult. Kus on väljapääsutee? Mina idasse või läände, toppida püksitoru saapa säärde, võtta jalge alla tee. Võõrad ei tunne ja omad ei taha. Nagu ka mina, eks ole, et ei võtaks seda kanti ja võib-olla ka seda linna ja neid inimesi, kes siin on, et mingisugune stereotüüpidena, et siin on palju rohkem kihte, nii nagu on selles linnas endas ja selles ajaloos ja selles kulgemises siin olnud, nii sama palju on nagu erinevad kihte inimestes. Olemas vaha, lootuse legist, et see poleks reegliks. Hoia end. Väga kerge oli alustada ja teha, sest et ma kunagi umbes 10 aastat tagasi olin seotud ühe raamatuga, mis tehti selle piirkonna loost. Ehitame sauna, ehitame sauna, ehitame sauna. Ehitame kolde ja ehitame kolde. Ehitame kolde, ehitame kolde, ehitame kolde. Ehitame, 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 päris uut nüüd sealt ei tulnud, et võib-olla lihtsalt üle korratud sai see sauna põlemise fakt, et kust see pruun kuld üldse oma alguse sai. Lõunavalt läänevalt kõlevat kõlas, hukkersid rüütlite kiivrid kui tavas, filmistel sädeles Jüri ja Lõõm. Maarahva rõõmu vaid valgusta sööd, maarahva rõõmu vaid valgusta sööd. Laulusse laaditi muistine kõla, eeposes hangariks valiti see, kes rannuga kivisest vigistas oli. See pole nali, on teaduse tee, see pole nali, on teaduse tee. Kuna ma olen kogu aeg sellest näljas, sest et saksofonistina rocki ei saa väga palju mängida, et siis see on väga hea, et siis saab kohe nagu vallandada selle peas oleva võla. Käima tõmbasid muidugi see temaatika ja Aapo Ilvese tekstid. Et see on nagu iseenesest juba nii rock ja nii punk ja väga sügava sisuline, nii et see töö on väga meeldiv. Kus sa võtta? Ole energia, 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 energia. Ja muidugi see naisansambliga, see niisugune 60ndate Wurfi lugu meeldis mulle ka tohutult. Kaevurite päeva laul meeldis mulle tegelikult meloodia poolest kõige rohkem ja see iseloomustab seda meie kaevurite päeva ja just see riietus. Ikkagi see estraadilugu oli väga süke catchy nii-öelda. Oleks minu teha, siis ma oleks neile päris kombineed selga pannud, et läheks nagu looga kokku. No see on ikka selline hitt, nagu selline taotluslik ja hästi kümnes see on see Siimul nagu õnnestunud see ja see naiivne koreograafia, mis ma sinna neidudele sättisin.
väga raske on nii geniaalsest lavastusest midagi välja tuua, aga meeldiselt oli sellist elutervet groteski ja Noh, endens veel, mis meil oli siin see entsefeliit. Ei olnud. Imperialism, Mis liit? nagu me kõik teame, on kuristiku äärel. Aga meid see ei peata. Ei peata. Me jõuame neile järele ja läheme neist kahtlemata suurel tuhinal mööda. Ja kõige üllatavam oli loomulikult see maffialaulukeste andmine mudilaste suudele. Kuritegevusest pikalt vastu ju ei pea. Mulle kõige rohkem ei meeldi see laste laul. Korruptsioon ei ole tegelikult lahe. Jumal, mis asja nad laulsid, kui ma kuulama hakkasin üldse neid sõnu. Ja see oli naljakas ja seal alltekstina väga nagu valus ja väga mõjus. Alge maksu anda, see on väga paha märk. Ühiskonnale on selle tegemine nõrk. Milleks üldse luua kuritegevust grupeeringuid? Sa nagu tead küll seda ajastut ja seda kõike seda, aga me siin ka Neemega veel õhtuti rääkisime ja arutasime kogu seda teemat ja nii palju sükest nagu uut infot ja seda nagu lavaste nägemust sellest kogu asjast. See oli nii huvitav saada, seda oli nii palju, et ma pean seda kõik veel seedima. Ilm on pungil maffia meeste luid, ähvardus ei sulge selle laulu suid. Minule loomulikult väga meeldis, eriti äge oli see punkari etteaste. Targemale ammu teada see, et Punko Kohtla-Järve õige tee. Ei ole pannud kontaneedile ja päevarjad püsti ajame. Rokk. Punk. Anarhia. Tubli. Minule meeldib ikka avalugu, et on maailm... Torupüli lugu. See oli ka hea lugu. Millista seda järgi mulle praegu? Vaatusest see tüdruk, kes üksi laulis selle hästi nukra loo, ta esitas imeliselt seda.
et võib-olla see pisut paneb mõtlema kui kohalikke, kui nemad nagu seda vaatavad, et ahaa, et keegi nagu kuskilt kõrvalt vaatab, et ahaa, tema näeb meid sellistena või et jah, näen küll jah, et see on võib-olla kellelegi on ta lihtsalt nagu peegel, kellegi on see kõver peegel ja ma usun, et mingi suhestumine igas ühes nagu toimub, kes ikkagi juba on võtnud vaevaks ja on tulnud kohale, et seda vaadata. See mingisugune valu, mis oli laulus ja mis on ka tegelikult Adele hääles ja see nagu väga liigutavalt jõudis kohale. Kohtla järve. Imetlen Neeme oskust seda lugu jutustada ja kui palju sükseid toredaid humoorikaid hetki oli ja muidugi see on 2 kandvat jõudu lugu jutustas Priit Volmehi ja Rene Soom. No paremat ei saa tahtagi, nad on nagu koomikute paariks loodud. On maailm küsimusi, pongil koht. Ja kus mitte üks neist pole vähem tähtis. Mul on ikka Priidu abi vaja ka. Ei valitse meid põlevkivi pealses linnas oht. Kas täna Kohtla-Järvel kohtume? Ka homme Kohtla-Järvel kohtume. Ka esmaspäeval kohtume. Ei valitse meid põlevkivi pealses linnas oht. Me täna Kohtla-Järvel kohtume. Me täna Kohtla-Järvel kohtume. Viirumaa ja siis Nimesid siis üles taha saab. Viirumaa täidetud on armastusega. Minu arust on vaatamist väärt asi ja just, et ka kes tahavad imetleda, kui hästi kooli sees organiseeritakse masse ja pannakse need see eesmärgi nimel tegutsema. See on muljetavaldav. Igal aastal või aastakümnel või igal päeval ei tehta sellises mastaabis koolinoorte ja professionaalide koostööl sellist ägedat asja. This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on. Eesti poliitilise elu vanade tugisammaste hulgas sai 80-aastaseks Karl Robert Pusta, endine välisminister ja praegune Eesti Vabariigi esindaja Pariisis ja Madridis. Kuulakem veel kord, mida ta alles hiljuti ütles ühes meie saates. Meie eestlas vabas maailmas ei või jätta meelde tuletamast, et õigus ja vabadus kuuluvad kogu inimkonnale. Me teeme seda palvelikus lootuses ja usus, et saabub aeg, mil tõuseb taas vaba Eesti.